Suur aitäh, et jah, Eesti Õpilaseühenduste Liidu juhatuse esimees Karl-Erik Kirss ja kui hästi valmistab kool ette noort. Kiire tutvustus, et Eesti Õpilaseühenduste Liit on siis koondab õpilasesindusi, see on hästi kokku võetud, ma siit liiguks edasi, aga et ühesõnaga meie oleme õpilasesinduste esindusorganisatsioon. Õpilasesindus on koolisisene organ, mille ülesanne on siis esindada õpilaste huve kooli juhtkonna ja erinevate huvigruppide ees, ka koolipidaja ees. Miks on teema oluline, et kuidas see koolisüsteem üldse seda noort ette valmistab? Esiteks, noorelt oodatakse varajaseid valikuid, et justkui nagu tuli esimesest ettekandest välja, noorele on väga suured ootused olla teadlik juba varajasest east. Me ootame, et juba 9. klassis noor teab täpselt, kuidas tema tahab oma haridusteed kujundada, ehk siis juba siis tuleb küsimus, et kas ma tahan minna õppida eriala või üldharidust, mida see üldse kõik minu jaoks tähendab, ehk siis ootused on nagu kõrged. Oodatakse suurt vastutust, oskust juhtida ise oma aega, õppimist ja heaolu. Ehk siis nii kooli kontekstis aega ja õppimist, kuidas ja mida õppida, aga ka heaolu. Oodatakse, et see noor jääb terveks kogu selle protsessi jooksul, et tal on olemas kuidagi automaatselt need teadmised sellest, kuidas tuleb hästi magada, toituda, vaimset tervist hoida, kõik sinna poole minevad asjaolud. Ja oodatakse siis aktiivset rolli ühiskonnas, et kuidagi on see foon liikunud sinna poole, et minu meelest tuli see Hanah Lahe kõige esimesest kõnelusest välja, et kuidagi oodatakse, et noor võtab ise initsiatiivi olles aktiivne. Ehk siis noorte kaasamine ei ole kuidagi nagu norm, vaid seda oodatakse temalt teadlikkust, et tema oskaks minna ja võtta sõna teemal, kus ta arvab midagi. Ja muidugi ka see valimiste teema, ehk siis oodatakse, et niipea kui kukub praeguse seisuga siis 18 või kohalike valimiste puhul 16, siis ta teab, kuidas minna valima ja kõike niimoodi. Selle ühiskonna osa juurde tuleme tagasi. Ja tsentraalne küsimus ongi siis see, kus ja kuidas nad seda õpivad ja kas koolis saab sellest piisava põhja. Aga enne räägime veel läbi terminid, et mis on siis nii-öelda hea otsustamine. Hea otsustamine on see, et noor mõistab seda infot ja oskab seda hinnata, ehk siis eristama fakti ja arvamust ja seda, kui keegi üritab mõjutada. Noor oskab kaaluda erinevaid valikuid, võrrelda plusse ja miinuseid, tajuda riske, et mõne otsuse võimaliku tagajärge. Veel valmisolek oma otsuse eest seista ja siis kui otsus ei vea vilja, siis viia läbi enda jaoks reflektsioon ja teha järgmine kord parem otsus. Ja vastuolu siin ongi see, et tihtipeale oodatakse noorelt küpset käitumist, initsiatiivi, aga koolisüsteem tihtipeale eelistab etteantud lahenduse nagu järgimist. Ehk siis kõnnime seda teed, mis on mulle ette rajatud ja otsustusõigus on pigem minimaalne. Selle juurde tulen ka tagasi. Ja tulemus on siis vastuoluline kogemus autonoomiast, ehk siis noorele on need suured ootused, aga noorel ei ole antud neid tööriistu, et midagi nende ootustega pihta hakata. Mida ütlevad meie õppekavad otsustamise kohta? Üldpädevuste hulgast toon ma välja õpipädevuse, ehk siis suutlikkus oma õppimist juhtida ja otsuseid teha, ja sotsiaalne kodanikupädevus, et osaleda ühiskonnas ja vastutada. Ehk siis üldpädevused õppeprotsessi jooksul üldiselt omandatavad pädevused, õpilane, kes lahkub koolist, peaks olema siis raamistiku põhjal suuteline ennast juhtima ja ühiskonnas vastutama ja olema aktiivne osaleja. Ja kuidas nüüd erinevad ained seda toetavad? Ajalugu peaks siis justkui andma oskuse mõista, kuidas otsused mõjutavad ühiskonda, ja oskus analüüsida erinevaid valikuid ja nende tagajärgi, ehk siis ajaloolise pinnase põhjal. Ühiskonnaõpetus peaks andma oskus osaleda demokraatlikes otsustusprotsessides ja andma võime kujundada, põhjendada oma seisukohti, ehk siis anda seda arutelufooni
ja inimeseõpetusoskus on teha teadlikke valikeid oma elu ja tervise kohta ja võime hinnata oma käitumise tagajärgi, et need on vaid mõned näited, üldpädevused peaksid ideaalmaailmas jooksma läbi väga paljudest erinevatest ainetest, aga ühesõnaga praeguse raamistiku järgi paberi peal on kõik ju tegelikult kena, et üldpädevused, see õpilane, kes teeks läbi ideaalse õppekava, tema lahkub nende teadmistega, aga ometi me oleme siin ja arutame selle üle, miks me ei usalda noori ja miks me tunneme, et see põhi, millega nad koolist lahkuvad, ei ole piisav, et siis võtta vastu seda otsust. Sest et ühiskonnaõpetus on siis põhikooli kontekstis see periood, kus noor on 16-aastane, selle protsessi jooksul läbib ta kogu info seoses institutsioonide, erinevate kultuuride, õigussüsteemi, noh, kõik see on muidugi pinnapealne, sellepärast et aega on vähe. See on tagasiside, mida meie oleme õpilasesindustelt saanud, et ühiskonnaõpetuse ja üldiselt sotsiaalvaldkonna jaoks on väga vähe aega ja sellepärast on kõik nagu mõjub natukene kiirustatult ja kõik ei omanda neid pädevusi. Aga noh, üldine järeldus, mille siit saab teha, on see, et paberi peal on asi õige. Ehk siis kitsaskoht, ehk siis kui me räägime kitsaskohtadest, siis me ei saa rääkida sellest, et me peaksime fundamentaalselt hakkama raamistikku ümber mõtlema, vaid see raamistik on olemas, nüüd tuleb mõelda selle peale, kuidas seda siis õigesti hakata rakendama. Niimoodi, et me päriselt saame usaldada noori selle põhjaga, mille nad saavad siis ühiskonnaõpetusest, ajalootunnist ja inimeseõpetusest. Nüüd peamised kitsaskohad selle kogu asja nagu raamistamiseks veel. Õppekava rõhutab õppija autonoomiat, aga valikud on siiski piiratud või ette määratud. Ehk siis see on väga mitmes mõttes, aga ennekõike siis selles idees, et õppekavas rõhutab seda, et õppija peaks saama valida, aga valikud on seal juures nagu endiselt piiratud. Ehk siis süsteem on juba oma olemuselt selline, kus õpilasele seatakse ette mingisugune tee, mida ta peab käima ja tal ei ole selle raamistiku sees eriti õigust otsustada, põhikoolis üldse mitte. Gümnaasiumis tekivad mingisugused valikuvõimalused, aga see oleneb hästi palju kooli enda initsiatiivist, kui palju seda valikuvõimalust nagu on. Õpilaste häälel on erakordselt vähe mõju õppekorraldusele, hindamisele ja koolireeglitele. Ja muidugi see oleneb ka koolist, kui hästi noori siis kaasatakse, aga meie liidu praktika on see, et väga paljud õpilasesindused kannavad tseremoniaalset rolli, neil tegelikult ei ole mitte mingit sõna selles, mis koolisüsteemis toimub, ehk siis see, kuidas õpetaja oma tööd teeb, õpetaja ei oota seda tagasisidet, kooli juhtkond ei oota tagasisidet sellele, kas üldiselt õppekavas hinnatakse õigesti ja kuidas võiksid koolireeglid välja näha. Kui õpilasi kaasatakse, siis pigem on see formaalne, et seadus nõuab mingisuguste linnukeste kirjasaamist, õpilastele saadetakse 60-leheline õppekava tagasisidestamiseks, mis ei ole absoluutselt eakohane viis, kuidas näiteks põhikooli õpilast kaasata ja siis on see linnuke nagu kirjas, aga õpilaste päris häält tegelikult kaasatud ei ole. Ja seal tekibki probleem. Puudub see kogemus, et õpilaste otsus või arvamus võrdub mõju, sest et õpilaste päris kaasamine ei ole osa koolikultuurist, seda lihtsalt ei arvestata sel tasemel, kus peaks. Et partnerlus ei ole võrdne, on ikkagi igivana arusaam, et õpilane on siin täiskasvanu on siin kõrgel, õpilane on siin all. Ma mõtlesin, ma toon välja mõned positiivsed aspektid ka. Õppekava suund on selgelt õige, ehk siis raamistik õtustuspädevuse omandamiseks on olemas. Meil on riiklik standard olemas, et igas koolis peab olemas õpilasesindus, olgugi, et nad on täna tseremoniaalne, siis see esimene samm on astutud, meil peab olema organ, õpilaste organ, kes siis esindavad õpilaste huve. Nüüd tuleb panna need õpilasesindused päriselt õpilaste huve esindama ja luua selleks koolides
ka sihuke soodne pinnas. Kuna õpilasesindustel on väga, üldse noorteorganisatsioonidel laiemalt on see ametiviga, et noored ei ole varsti enam noored, õpilasesindustel on väga liikuv kaader ja siis see initsiatiiv peab tulema ikkagi ennekõike täiskasvanute poolt, ehk siis kooli juhtkond on valmis ja avatud meelega noori kaasama, sellepärast et iga uus noor, kes peale tuleb, neil ei ole alati seda teadmist, et mis tasandil kooli juhtkond peaks päriselt neid õpilasi kaasama. Ehk siis selgelt peab seal olema mingisugune juhtroll võetud ka täiskasvanud osapoolte poolt. Meil on mingites haridusasutustes on laialdaselt kasutatud projektõppe ja probleemõppe, ehk siis tegelikult õppeprotsessi juba käsitletakse kui loovat lahendust, ehk siis õpilane peab võtma vastu otsuseid õpperaamistiku keskel. Ja on ka mingisugused praktilised väljundid, ehk siis ühesõnaga see õppeprotsess ei ole täielikult enam selline, et õpilane istub maas ja tema peab umbes midagi talletama, vaid tal on oma osalus selles, mis tegelikult toetab seda üldpilt, et lõpuks koolist kõnnib välja inimene, kes on võimeline mõtlema kriitiliselt ja võtma vastu otsuseid. Ehk siis head praktikad on olemas, seega probleem ei ole selles, et need ei ole, et see pilt, et noori usaldada ei ole saavutatav, vaid probleem on ebaühtluses, et need head praktikad ei ole kasutusel laialdasemalt. Ja mis on siis arengukohad? Tuleks suurendada õppe autonoomiat, ehk siis anda rohkem sisulist valikut õpitees. Juba põhikooli kolmanda kooliastme õpilane on väga võimeline ise tegema valikut, mis asjadele ta natukene rohkem süveneda tahab. See valikainete andmine õpilastele, see on kõige lihtsam viis ja loogilisem viis, kuidas seda teha suures pildis, aga ka tegelikult väga väiksel skaalal, ehk siis normaalseks muutuks see, et õpetaja küsib tagasisidet koolitunnis, kas see, mida mina teen, on õige. Ja juba see tekitab ju õpilases seda demokraatlikku mõtteviisi, et minul on oma sõna öelda siin, mis siin toimub. Ja kui seda hakata rakendama siis suures pildis, siis me jõuamegi lõpuks välja sinna, kuidas koolist need üldpädevused on nagu suures pildis koolisüsteemis omandatud ning kõnnib välja teadlik õpilane. Võimaldada individuaalseid õpiradu, ehk siis sisuliselt formaal- ja mitteformaalõppe lõiming, et kui õpilane on enda initsiatiivil tegelenud siis huviharidusega, siis ka koolis arvestatakse seda, ehk siis anda õpilasele rohkem autonoomiat selles, et kuidas tema oma aega planeerib, siis võtta seda arvesse ka formaalse haridustee jooksul ja kaasata õpilasi reaalsetesse koolilistesse otsustusprotsesside aruteludesse. Ehk siis kaotada ära selle formaalne kaasamine. Sellel ei ole mitte mingit väärtust ega mõtet, vaid see peab olema ikkagi see, et õpilane on võrdne partner, nii õpetajate tasandil, koolijuhtkonna tasandil tuleb võtta õpilaste arvamust arvesse ja julgustada neid seda avaldama, sest et kui keskmises klassiruumis ei ole sellist kohta, kus õpilane tõstaks käe ja hakkaks ise ütlema, kui õpetaja ei ole seda keskkonda nagu loonud. Et selles suhtes meil on nagu koolikultuuri muutmises suured sammud astuda. Siis praktilise õppe osakaalu tõsta, et meil on võimalik ka nagu õppeprotsessis väga sisuliselt võtta vastu otsuseid, kuidas minu õpiväljund saab saavutatud, et ühesõnaga luuakse raamistik, aga õpilane siis arendab mingisugused asjad ise välja. Aga ka nagu näiteks simulatsioonid, asjad, mida me välja oleme toonud, et selles suhtes see mõte, mis varasemast ettekandest välja tuli, et ühiskonnaõpetuse õppekava peaks olema suures osas praktiline, on õige. Et seal on väga suur samm astuda, kuna täna ma luban kõigile kohalolijatele, et see ei ole nii, et kolmandik ühiskonnaõpetusest oleks praktiline. Siis siduda õppe rohkem ära päriseluga, ehk siis kaotada ära mingisugused abstraktsed ideed ja otsustusprotsessid, arendada teadlikult kriitilist mõtlemist ja seda saab teha nii ainete üleselt mitmetes tundides, kas siis emakeeletunnis, seal on mingisugused meediaõpitulemused sees, ühiskonnaõpetuses on sellised õpitulemused sees, et tegelikult siuksed õpitulemused, et õpilane oskab analüüsida punkt on
olemas pea igal pool, aga sellele tuleb lihtsalt päriselt nagu rohkem tähelepanu pöörata. Ja õpetada otsustamist siis ka süsteemselt, ehk siis luua päriselt sihuke foon. Ja viimaseks, luua toetav usaldav keskkond, ehk siis see, mis ma mõtlesin, et õpilane võib öelda seda, mida ta tahab öelda, rakendada kujundavat hindamist selles suhtes, et õpilane juhib ennast ise, ta võtab ise oma õpitee osas vastu otsuseid ja selles suhtes, et oskab nagu reflektsiooni anda omaenda õppimisele. Ehk siis jälle natuke see põhimõte, et ma ei kõnni mingit ette käidud rada, vaid ma kujundan seda ise ja mina olen osa sellest, et õpilane ei ole enam hinnete subjekt, vaid ta saab päriselt seda tagasisidet ja lubada eksimist kui õppimisosa ja siis kaasata õppehindamisse on need minu viimased mõtted. Ja aitäh! Suur aitäh ja erakordselt põhjalik ja väga hea sissevaade ja jah, seal on küsimus. Ja siis on siin ka, just. Ja tere, mina Kristina, ma saan Eesti Noorsootöötajate Kogust. Tänan väga selle ettekande eest. Meil Noorsootöötajate Kogus on selline liikmete poolt tulnud uskumus ja teooria, et ega selle noorte osaluse ja aktiivsuse üheks väga suureks toetajaks on see huvijuht koolis, kes on kooli noorsootöötaja või sageli ka mingisuguse teise ametinimetusega, näiteks koolielu korraldaja. Ometi me näeme nagu selle juures väga sageli seda, et nii juhtkonnad kui mõnikord ka need kooli noorsootöötajad ise ei ole teadlikud sellest, et nad on noorsootöötajad, neil on natukene teised põhimõtted ja mis rolli peaksid nemad selles otsustamise toetamises nagu mängima. Ja minu küsimus on see, kas te olete märganud midagi sarnast, praegu sellest ettekandest tuli väga hästi välja see juhtkonna ja õpetajate roll, aga kas te olete ka nagu märganud või analüüsinud kuidagi seda osa, et kuidas just nimelt need vastutavad inimesed, kelle ülesanne tegelikult seal kõrval on olla, et kuidas nende selline roll, professionaalsus, kvalifikatsioon seda kuidagi muudab? Aitäh. Selles suhtes seal on väga suur roll mängida, see natuke seostub selle mõttega, mille ma välja tõin, et ametiviga noorteorganisatsioonide noored kasvavad suureks ja nad ei ole enam noored lihtsalt, mis tähendab seda, et väga paljud praktikad, mis mingites teistes valdkondades jäävad lihtsalt püsima, kuna inimesed on pikaajaliselt seal, siis õpilasesinduse president reeglina teeb oma presidendi aasta ühe aasta. Seal on ka palju erandeid, aga see on niisugune hästi tavaline, et käiakse kõik sammud läbi ja siis ollakse juhtival positsioonil ära ja siis tehakse kõik ämbrid läbi ja siis lahkutakse sealt. Ja seal ongi tegelikult nagu see, et muidugi sealt tilgub ka alla teadmist ja seda, neid häid praktikaid, aga seal ongi nagu koolis vähemalt on väga suur roll sellel huvijuhil või õpilasesinduse mentoril, et kes siis esiteks peaks juhtima seda dialoogi juhtkonna ja õpilasesinduse vahel, ehk siis see on inimene juhtkonna siseselt, kes oskab nagu suunata seda organit nagu õpilasesindust kaasama, aga teises osas, kui õpilasesinduse teekonna jooksul läheb aastate jooksul mingisugused praktikad kaduma, siis inimene peaks olema justkui see, kes aitab neid taastada. Et ideaalses maailmas on õpilasesindus ikkagi autonoomne, et neid ei mõjutata, aga neil on olemas see tugi, kui nad vajavad, ehk siis kui nad ei tea, kuidas seda eelarvet koostada, kui nad ei tea, kuidas arutelu planeerida, sündmust korraldada, siis neil on olemas inimene, kes oskab turvaline usaldusisik, kelle poole pöörduda. Nii, siin oli enne üks küsimus ja siis päris palju küsimusi. Aitäh, Andres Aru õiguskantsleri kantseleist. Aitäh väga hea ettekande eest. Minu arvates see oli üks hästi oluline järeldus, mis sul oli, et see, mis on õppekavades kirjas ja see, mis on koolikultuur, et need tihti ei toeta nagu teineteist. Et see on ka see järeldus, mida meie oleme nagu oma töös teinud. Ja võib-olla see küsimus siit oleks siis see, et kindlasti on ka häid näiteid, on häid koole, kus tegelikult õpilastega arutatakse näiteks õppekoormuse üle, kontrolltööde või üldse teadmiste hindamise üle, selle üle, et mis kell võiks alata koolipäev, kui raske võiks olla koolikott ja selliseid küsimusi, mis tegelikult iga õpilast puudutavad. Ja see minu arvates võiks olla ka üks viis,
kuidas kaasata neid õpilasi, kes sinna õpilasesindusse ei kuulu. Et nad saavadki nagu just nimelt koolikeskkonnas rääkida kaasa nendes küsimustes, mis tegelikult neile korda lähevad ja nende elu puudutavad. Kas sul on mingeid häid näiteid mõnest heast koolist, et kuidas siis kaasatakse õpilasi neid puudutavate otsuste tegemisse, mis võiks olla inspiratsiooniks nagu ka teistele koolijuhtidele? Sest ma arvan, et see koolikultuur saab alguse juhist ja miks peaks koolijuht tahtma, et õpilased sisuliselt kaasa räägiksid? Head näidet koolist, ma siin kooli nime ei hakka õhku viskama, aga minu sellest tagasisidest, mida mina olen erinevatelt koolidelt saanud, siis reeglina kui koolipidaja on riik, ehk siis riigigümnaasiumid, siis on see koolikultuur piisavalt progressiivne, et õpilasi kaasatakse palju tihemini. Et see on lihtsalt minu kogemusest lähtuvalt, aga siin ei ole kindlasti on väga tublisid ka oma KOV-koole. Võib-olla see on alguse asi, et riigi vastutusel on koolid, keskkoolid olnud alles üsna lühikest aega. Et selles suhtes jah, aga selle küsimusel oli teine pool ka, ma selle suutsin ära unustada. Et mida head või miks peaks kaasama, et mida see koolile annab, kui kaasatakse õpilaste arvamust nendesse küsimustesse? No sisuliselt arvestatakse siis selle haridussüsteemi kliendi arvamusega või sellega, kes otseselt kogeb seda. Ehk siis ma toon lihtsalt väga sihukese praktilise näite, kui meil on matemaatikaõpetaja, kes annab hästi palju kodutöid, siis see matemaatikaõpetaja tegelikult ise ei koge seda, kuidas kodutööde lahendamine on. Koolijuhtkond ise ei koge seda, kuidas on olla õppeprotsessi osa ja need on õpilased, kes seda kogevad. Aga kui õpilased saavad siis tagasisideks, et ei, see on pseudoprobleem, nii on alati tehtud, see on alati toiminud, olge nagu rahul sellega, mis teile on antud, siis tegelikult õpilased nagu hävivad justkui selles protsessis ja seal on palju teisi näiteid ka, et kui koolireeglitega näiteks ei kaasata õpilasi, siis on neid, kes näiteks nutireeglid on väga lihtne näide, kuidas hakatakse salaja nutitelefone kasutama ja palju siukseid asju, et tegelikult õpilased on ikkagi ju kõige arvestatavam huvigrupp seal koolis ja nende arvamus on ju tegelikult see põhiline, mis peaks olema arvestatud. Kuidagi on meil asjad tagurpidi. See nutireeglid, kas paljudes koolides on ka keskkooli tasandil nutiseadmete kasutamise piirangud? On küll, aga enda kogemusest ma ütlen, et tavaliselt keskkooliõpilased reguleerivad ennast piisavalt, et seda liiga palju keskkooli tasandil enam see ei ole nii suureks probleemiks kui esimeses ja teises põhikooli kooliastmes. Nii, seal on, ma ei teagi, kuidas me jõuame, võtame paar küsimust veel, et siis natukene aeg surub. Siis küsimus selline, et tänased alternatiivid kooliharidusele ja pigem konkreetsed näided, et kus noor võiks arendada neid oskusi, et näiteks kriitiline mõtlemine, otsustamine, autonoomia. Vabandust, ma ei saanud küsimusest aru. Kui me räägime mitte koolist, alternatiivsed võimalused kooliharidusele ja kus täna noor ja konkreetselt mingid näited, et kust noor täna võiks arendada oma oskusi, näiteks kriitiline mõtlemine, otsustamine, autonoomia, need asjad. Mitte koolis, välispool kooli. Kui see ei ole kool. Jätame, okei. Üks hea näide on näiteks huvihariduses, kus saab mingisuguseid kriitilisi oskusi arendada. Õpilasesindusele sarnane organ on ka paljude huvikoolide kõrval, kus tegelikult sellelt huvikooli õppijalt oodatakse ikkagi nagu tagasisidet. Suur roll on kindlasti perekonnal mängida, et kust mingisugused need teadmised ja oskused peaksid tulema, aga minu uskumus on ikkagi see, et kui hakata liigselt palju rõhuasetust panema mingisugustele välistele projektidele, asjadele, millega ei puutu iga noor kokku. Et nii kaua, kui meil ei ole seda üldhariduslikku head põhja, kus iga noor saab selle hea kodaniku põhja alla, siis see ei ole nagu asjakohane küsimus, et jätame haridussüsteemi kõrvale, vaid haridussüsteem on see kõige põhilisem koht, kus õpilane peaks selle saama. Ja siis tulevad kõrvale noortevolikogud ja kõik muud osalusvormid.
ja kergitame järjest uusi ootusi koolisüsteemile. Et mitte diskrimineerida ekraanitaguseid küsijaid, siis siin on üks väga konkreetne küsimus, millisest vanusest alates peaks suurendama õpilaste arvamuse kaasamist siis kooli juhtimisse? Millisest vanusest alates, jah? Sellest vanusest alates, kui nad kooli lähevad. Väga hea. Kiire vastus. Jaa, super. Nii, suure kahetsusega ma tõmban siin praegu joone vahele. Meil on veel ka vestlusring ja me tegelikult selle vestlusringi käigus loodame ka sõna anda eelmistele esinejatele, kui tulevad vastavad küsimused. Suur aitäh sulle. Aitäh. Ühiskonnaõpetus. Aga teil ei ole mikrofoni. Ja teeme siis, ühiskonnaõpetuse praktilisus kibeles ka minul keelel. Ja olge hea. Te väitsite, et õppekava on väga hea, et on vaja väikeseid parandusi, kuid küsimus on selles, kas hea on eesmärgi püstitus. Näiteks on eesmärgiks aktiivne kodanik, õpilase areng ja nii edasi, samal ajal kui ainekavad, ainekäsitlus takistab selle saavutamist, kujundab mitte demokraatlikku, vaid autokraatset õpilast ja kodanikku. Näiteks aktiivne kodanik peaks reageerima puudustele, tegema ettepanekuid, aga ühiskonnaõpetus loob ettekujutuse nagu võimukandjad ei teegi vigu, nii et ei ole vaja üldse neid arvustada ja nii edasi. Midagi ei räägitud siin, miks ei seostata seda sama õpilasesinduste praktikat ja ühiskonnaõpetuse tunde. Seda ei seosta juba ainekava ja õpikud. Nii et see on põhiline probleem. Meil pole mõtet rääkida seda, mis tehakse väljaspool. Pole mõtet otsida praktikat väljaspool. Peaks alustama sellest, et kooliõpetus seostuks ka õpilaste endi praktikaga. Kas te selles osas kavatsete midagi teha? Õpilasesindust tegelikult seostatakse ühiskonnaõpetuse ainekavas. See on üks õpitulemustest 9. klassi ühiskonnaõpetuses, et ma nüüd täpselt sõnastust ei oska peast anda muidugi, aga et ühesõnaga noor seostab, tutvustatakse erinevaid demokraatia praktikaid ja noor seostab seda siis õpilasesinduse praktikaga. Aga sealt tuleb see probleem sisse, mis on ikkagi väga pädev probleem, et kuna neid õpitulemusi on siis 9. klassi ühiskonnaõpetuses 36 erinevat ja see hüppab nii erinevat kultuuride erinevusest kui maksudest, kui institutsioonidest, kui tarbimisest. Ühesõnaga kõik kogu ühiskond üritatakse läbi käia, siis seda õpilasesindusega seostamist see lihtsalt ei jõua väga palju sisse ja see on tegelikult see probleem, et ma siin pean kahjuks selle diskussiooni lõpetama. Aga me oleme teiega täiesti päri ja väga hea vastus. Mulle tundub, et see küsimus sai käsitletud, et õppekava on suure tõenäosusega ülekoormatud ja seda praktilist seost tuleks sinna juurde tuua. Aitäh selle debati eest, see oli kindlasti väga asjakohane.